Tere õhtust kõik minu Lõusteraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere fantastilist hommikut, tulivesi, taevas ja maa. Tere ülidebiilset aega, kosmos ja galaktika. Täna on järjekordne aeg rääkida iseendaga, mõlgutada mõtteid kõva häälega, teha sellest lindistus ja fikseerida audiovisuaalne ülevaade just siin, kus te praegust olete, kes te seda näete, kes te seda kuulete. Kuid ma hoiatan ette, tänane mõttelõng tuleb ääretult halva kuvandiga, negatiivse kuvandiga. Palun teid kõiki, see on minu iseendaga rääkimine, ärge kuulake. Kellel on nõrgad närvid, mina ei vastuta absoluutselt millegi eest. Mina ei võta vastutust teie emotsioonide eest, teie tunnete eest, teie mõtete eest. Põlege te kõik põrgu tules, selles põrgu katlas, mida te siin taustaks näete. Ja mitte kõik, aga just need, kes on tegelenud viimased 2 aastat inimkonna utiliseerimisega. See sõnum on kogu maailmale, kogu maailma meditsiinile, teaduspõhilisele meditsiinile, kes on silmagi pilgutamata ainult ettekirjutuste järgi utiliseerinud inimesi. Neid juhtumeid on ka Eestis väga palju ja miks ma just niimoodi alustan, sest te ju näete ise, mis on toimunud, kuidas süst järel teid hullutati, kuidas teile seda ja teist keelati, kui te seda ei tee, kui te endale seda kokteili sisse panna ei lase, siis nii ja naa. Aga teate inimesed, täna hommikul tuli mulle uudis, et üks minu tutvusringkonna inimene tõesti uskus ka seda kõike ja nüüd ta on nii suures hädas. Tal on kõik juuksed peast maha langenud ja seesama, kes sutsu sisse pani talle, seesama ütleb hoopis midagi muud, et ei, see ei ole sellest, sa pead veel 4. panema. Sa pead veel seda tegema, sa pead teist tegema. See ongi sinu probleem, see ongi sinu eluline probleem. Inimene oli jumala terve enne seda. Nii et inimesed, see on kuritegu inimkonna vastu, mida praegust on tehtud või siiamaani on tehtud ja mis nüüd õnneks on vähekesegi vaibunud selle koleda sõjakuriteo taustal, kuid see pole lõppenud, sest täpselt samamoodi utiliseeritakse väikseid lapsi. Ma vaatan siin El Salvadoris on 2, 3, 4, 5 aastased lapsed on mänguväljakul kõik räbalatesse, kaltsudesse sisse pakitud, et nad hingata ei saaks ja samal ajal see Kanada peaminister, keda te teate, kes tegi seal igasugused sanktsioonid nende toetajate vastu, kes protestisid. See käib praegus kooli, lasteaiast lasteaeda. Kogu maailma Bilderbergide pandemeedia ütleb, et aitäh teile lapsed, ka see Kanada peaminister ütleb, aitäh teile lapsed, et te olete mähkmetesse ennast mähkinud. Te teete hea teo inimkonna hüvanguks. Te teete hea teo, et te õhku ei hinga. Kuulge, mõistus, katus hakkab ka minul sõitma lõpuks. Ja nüüd mõelge, mis on väljapääs, kus on väljapääs, et sellest hullusest pääseda? Ma ütlen teile teise veel väga räige seisukoha. Tegelikult ma ütlen ise endale seda, mõtisklen. Kus on väljapääs? Väljapääs on ainult see, et väljapääsud tegelikult ei olegi, sest te olete kõik manipuleeritavad, allutavad. Te ei suuda võtta rinda ette lüüa ja öelda, et aitab jamast. Meie nii enam edasi elada ei taha. Meie oma lastega nii käituda ei lase. Me ei lähe sinna, kus te seda nõuate. Me ei tule sinna, kuhu te kutsute. Me ei vasta kõnedele, me ei võta sõnumeid vastu, mida te meile saadate. Inimesed, kuidas te mõtlete, et asi paremaks muutub? Kui 30 aastat on teid viidud helge tuleviku poole paradiisi ja nüüd ühtäkki te loodate, et midagi muutub selles sõjaolukorras, midagi muutub selles olukorras, kus pooled inimesed on utiliseeritud juba, kus inimestel on tekkinud
valud jalgades, kehas, igal pool, juuksed kukuvad peast välja, kes ei näe enam, kes ei saa seda, teist, kolmandat teha, kellel on, ma ei jõua neid hädasid üles rääkida enam, mis inimesed mulle on rääkinud otse. See ei ole välja mõeldis. Ma olin jumala terve inimene enne seda. Ja peale teist, peale kolmandat süsti, ma olen sandistunud, ma olen invaliid, ma ei jõua enam seda teha, ma ei jõua teist enam teha. Hullumajades on inimeste osakaal nii ühelt kui teiselt poolt suurenenud. Millest see tingitud on? Sest ühiskond on hulluks aetud. Inimesed on hulluks peast aetud, mitte keegi enam ei tea, mida teha. Aga ma ütlen teile, mida teha. Täielikult kogu see krimpel, kes on 30 aastat juhtinud inimesed sõjani, kes on viimased aastad teid kõik ajanud sinna, kuhu te täna olete jõudnud. Mitte üks inimene ei ole sõja alguses ega sõja puhkemises süüdi. Ei sina ei ole süüdi, ei mina ei ole süüdi. Süüdi on teie valitsejad. Need samad valitsejad, kes istuvad seal Toompeal, kes istuvad Valges Majas, kes istuvad Brüsselis, nemad on selle sõja käivitanud. Nemad on käivitanud kõik ülemaailmsed hädad, sest nende taktikepi all liigutatakse kõike rahasid, relvi toodetakse, antakse relvatööstusele lubasid, toodetakse rohkem tanke, toodetakse seda, teist, kolmandat, mida nendega lõpuks peale hakatakse tegema. Teid hakatakse utiliseerima, mida tehakse kokteilidega, teile süstitakse sisse, mida tehakse automaatidega, mida tehakse kuulipildujatega, teid tulistatakse inimesed, vahet ei ole, kus poolt kuulid lendavad. Kõiges on süüdi valitsejad. Ainuke võimalus on valitsused pühkida maa pealt, absoluutselt kõik praegused, kes on selle olukorra soodustanud, selle olukorrani viinud. Kõik, absoluutselt. Kaasa arvatud teie valitsus, kus iganes sa mind kuuled, kus iganes sa praegu seda vaatad, kus iganes sa seda minu mõtteavaldust läbi seedid. Teist teed ei ole. Mitte üks poliitik, mitte üks erakond, mitte üks, kes siiamaani on seda kõike läbi lasknud. Need tuleb kõik prügikasti saata, üle maailma. Teate, mida ütles Obama eile? Endine patsiendi eelkäija või Trumpi eelkäija. Obama ütles, et me tegime miljardite inimestega väga edukad meditsiinilised katsetused. Kas te saate inimesed aru, mida teiega tehtud on? Sellepärast ma ütlen, et põlegede kõik põrgu tules, vot selles katlas, mida ma näitan taustaks. Enam ülimat nahaalsust olla ei saa. Sõda. Putin on kurjategija. Kõik, kes tapavad sõjas lapsi, naisi, ilmselgelt, ilmeksimatult. Kes tapab teiselt poolelt, vastaspoolt, kes ükskõik mil moel viib läbi genotsiidi, on kurjategija. Sõda iseenesest on kuritegu inimkonna rahva vastu. Te ei ole sündinud siia maailma, et sõdida teineteisega, et maha lasta 11, tappa 11, käia kusagil missioonidel, näidata kellegile näpuga, kuidas te elama peate, relv käes. Kõik te olete kurjategijad, kes seda olete soodustanud. Kõik te olete kurjategijad, kes olete inimesi utiliseerinud. See on minu mõte, minu nägemus. Jah, ma võin eksida iseenda suhtes või kellegi muu maailma suhtes. Aga see on minu nägemus, minu isiklik arusaam maailmast. Kuulge, Hiinas võetakse lapsi praegust käest ära. Maailmas on tuhanded lapsed, kellele kaltse praegust hoitakse näoes, keda utiliseeritakse. Lapsed hukkuvad Ukrainas, igal pool on praegu lastega probleemid. Kus on meie laste kaitsja? Kus on meie laste kaitsja, kes käis Putinil külas ja kutsus suveks Putinit Eestisse, Tartusse? Tuletage mulle meelde selle inimese nime. Kas rahad on otsa saanud, et enam ei saa orbiidil olla või?
või positsioon on otsa saanud. Tuletage mulle meelde see naine, kes käis Moskvas kurjategijaga kohtumas, kes surus kätt ja naeratas ja koogutas jalga üle põlve. Tule kallis Putin meile Tartusse külla. Ta tuleb teile külla, aga kõigepealt ta saadab teile rongide täis saadikuid ette, et nad räägiksid, kuidas Tartus olukord on. Kuidas on olukord Otepääl, Viljandis, Tallinnas. Ja siis tuleb onu Putja, seepärast ta on kutse saanud. Võt selline kahepalgeline on see maailm, kus te elate. Võt sellised kahepalgelised on inimesed, kes te 30 aastat on viinud sinnamaani, kuhu te praegust jõudnud olete. Ja ärge arvake, et ma räägin praegust seda juttu sellisel toonil. Selle ühe inimese juuste peast langemise taustal. Oi ei, neid juhuseid, neid jutuajamisi on väga-väga paljudel inimestel minuga olnud. Ja mitte keegi mitte midagi ei suuda teha. Sest need samad kurjategijad ütlevad teile homme, ülehomme, et nüüd te peate hakkama voolu kokku hoidma, gaasi kokku hoidma, sest Ukrainas käib sõda. Saate aru, kõik, mis Ukrainas tuli, hakkab nüüd mõjutama teid. Nagu oleks Ukraina olnud, ühesõnaga kõik, mis teil varem oli ja mida te nüüd enam ei saa, kõik, mille eest te nüüd peate 5-kordset hinda maksma, kõik tuli teile Ukrainast. Umbes niimoodi käib asi. Itaalias on juba võetud tänase seisuga vastu seadused, otsused, et ei tohi kasutada seal ja seal rohkem elektrit. Külmkapid, konditsioneerid, sellised asjad eelkõige. Kõik see tuleb teile. See tuleb varem või hiljem. Sügiseks tuleb näljahäda, sest nad teevad seda kõike käsikäes koos üksteisega läbi arutatult. Alates Putinist, patsiendist, Brüsselist kuni Toompeani välja. Üle maailma, alates Kanadast kuni Austraaliani. Ja see kõik toimub filigraanselt, sest lambakari ainult määgib. Me teeme kõik seda, mida te teete, mida te tahate. Sest see kõik on nii kole. Me teeme inimkonna hüvanguks seda. Me kõik peame nüüd tegema seda, teist ja kolmandat. Sest see, kuidas me varem elasime, see ei olnud hea elu. Nüüd tuleb paremini teha, nüüd tuleb parem elu. Ja vot nii on inimesed lood. Mõelge selle üle. Aitäh teile, kes te lõpuni kuulasite. Soovin teile tugevat tervist, vastupidavust.